Amen. Ja kuidas tuleb usk? Halleluja, kuidas usk tuleb? Ja roomlastele 10:17 ütleb meile, kui me keerame kõik sinna, Rooma 10:17. See on algtõde, mis ei muutu mitte kunagi. Amen. Ma olen seda kirja kohta kuulnud ja lugenud juba 30 aastat. See on iga, kui ma olen kristlane olnud. Ja hämmastav on see pole muutunud. Oled sa pannud tähele, võtad sa selle piibli lahti, iga kord ta ütleb ühte, sama kui sa võtad Rooma 10:17 lahti, see kirja koht pole muutunud. Seal ei ütle, et ma olen juba 30 aastat kuulnud, rohkem pole vaja. Ei muutunud selliseks. Vaid ta ikka ütleb, usk tuleb kuuldust, kuuldu Kristuse. Niisiis, usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõna kaudu. Amen. Meie kuuldu peab tulema ja ta ütleb järjepidevast kuulmisest. Amen. Järjepidevalt me peame kuulama Jumala sõna. Ja nii tuleb usk. Haarame teise kirja koha, Heebra 11:6. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga neile, kes teda otsivad. Pange tähele eriti Heebra 11:6 esimest osa. Ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Ilma milleta? Ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Kui Jumal nõuab meilt või minult usku ja kui mul on võimatu uskuda, siis on mul õigus tema õigluses vaielda. Kui Jumal nõuab minult usku ja mul pole usku, siis mul oleks õigus tema õigluses vaielda või siis kutsuda ta ütleb, et Jumal, sa oled ebaõiglane. On ju? Kui ta nõuab, saad aru, mis ma ütlen? Kui ta nõuab meilt usku, aga mul pole seda, siis järelikult ma võiksin öelda, Jumal, sa oled ebaõiglane Jumal. Sest ta ütleb ju, et ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Ja kui ta nõuab minult usku, aga mul pole seda, siis see teeb Jumala õigluse kaheldatavaks. Ma võiksin tema õiglust vaidlustada, aga kui ta annab minu kätte vahendid usu tekitamiseks, Jumal annab vahendid minu kätte usu tekitamiseks, siis lasub vastutus kellel? Minul. On ju nii? Olenemata sellest, kas mul on usku või mitte. On see arusaadav? Kui Jumal nõuab mult usku, aga mul pole seda usku, siis ma saaksin vaidlustada Jumala õigluse. Aga kui Jumal annab vahendid minu kätte ja ütleb, kuidas usku saavutada, siis vastutus on kelle käes? Minu käes, olenemata sellest, kas mul on usku või mul ei ole usku. Kui mul ei ole usku, siis mul on vahendid, kuidas usku saada. Ja järelikult see on minu vastutus, kuidas ma seda saan. Amen. Usk tuleb kust kohast? Sõna kuulmisest. Jumal on meile öelnud, et ilma usuta on võimatu olla talle meelepärane. Aga ta on meile öelnud, kuidas usku saada. Kui meil pole usku, ei ole Jumal süüdi. Kui meil pole usku, ei ole enam Jumala süü, sest ta on meile öelnud, kuidas usku saada. Jumala süüdistamine oma usu puudumises ei ole midagi muud kui ainult teadmatus. Kui meil puudub usk, olen mina süüdi. Kui mul puudub usk, olen mina süüdi selles. Sest Jumal on öelnud mulle, kuidas ma usku saan. Usk tuleb mulle sõna kuulmisest.
see kehtib ja me läheme väga algtõdede juurde. See kehtib ka päästetud saamise puhul. Amen. See kehtib ka päästmiseks vajalik usu kohta. Päästmiseks vajalik usk tuleb samuti kust kohast? Kuulmisest. Ja kuulmine tuleb Jumala sõna kaudu. Amen. Et saada päästet, mitte keegi ei saa iseenesest, mitte keegi meist siin ei saanud iseenesest päästetud, on ju. Me kuulsime sõna, selle sõna peale me tegime otsuse, ma tahan saada päästetud. Mul on vaja päästet, mul on vaja minna taevasse, aga see juhtud automaatselt, enne pidi toimuma, mis asi? Kuulmine. Rooma 10:17 jälle. Usk tuleb, niisiis usk tuleb kuulmisest ja kuulmine Kristuse sõna kaudu. Paulus ütles Efesose 2:8 meile, sest teie olete armu läbi päästetud, mille kaudu? Usu kaudu. See ei ole teist enesest, vaid see on Jumala and. Me teame, et usk tuleb millest? Kuulmisest. Ja kuulmine Jumala sõna kaudu. Aga kuidas me saame usu, et päästetud saada? Rooma 10 peatükk ütleb meile. Rooma 10:8-10, 13-14. Aga mida me ütleme? Sõna on su lähedal, sinu suus, sinu südames. See on usu sõna, mida me kuulutame. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad päästetud. Sest südamega usutakse õiguseks ja suuga tunnistatakse päästmiseks. Sest igaüks, kes appi hüüab issandi nime, päästetakse. Kuidas nad saavad, vaata kuula nüüd, kuidas nad saavad appi hüüda teda, kellest nad ei ole kuulnud või kellesse nad ei ole uskunud ja kuidas nad saavad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud. Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata. Järelikult usk millegisse või Jumala asjade tuleb läbi mille? Kuulmise. Inimesed saavad päästetud, meid päästeti selle läbi, et me kuulsime Jumala sõna. Miks? Sest pühakiri ütles meile, usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõna kaudu. Jälle Rooma 10:17. See kirjakoht peab jääma meile väga sügavalt sisse. See ei ole muutunud 30 aasta jooksul minu elus ja 2000 aastat on see kogu aeg olnud üks ja sama. See tõde ei muutu, see on algtõde. Me ei tohi, tihtipeale me tahame kuhugi kõrgemale minna, kaugemale minna, sügavale, aga me peame juurduma nendesse algtõdedesse. Ja just see tõde, et usk tuleb kuuldust. Usk ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Ja Jumal ütleb, kuidas usku saada. Sa ei saa uskuda ega usku omada ilma sõna kuulmata. Sa ei saa usku omada, sa ei saa uskuda ega usku omada. Pane kirja see endale. Sa ei saa uskuda ega usku omada ilma sõna kuulmata. Nii lihtne see ongi. Apostlite tegude 10 ja 11 peatükk. Loeme kellest? Korneliusest. Kes kuigi oli vaga, kujuta ette, kes ta oli? Ta oli vaga ja Jumala kartlik. Ta oli vaga ja Jumala kartlik mees. Aga ta polnud veel päästetud. Kas pole panev? Ta ütleb, ta oli vaga ja Jumala kartlik mees, aga ta polnud veel päästetud. Miks? Miks ta ei olnud veel päästetud? Ta polnud veel evangeeliumi kuulnud. Ta ei olnud veel kuulnud evangeeliumi. Me ei räägi otseselt nagu evangeeliumi päästet, me räägime printsiibist praegu. Me räägime printsiibist, kust usk tuleb. Kuidas ta siis oleks saanud päästetud olla?
Ta ei olekski saanud olla päästetud, sest ta polnud kunagi kuulnud sellest sõnumit. Ta oli jumalakartlik mees, tema pere oli jumalakartlik, nad austasid kartsid Jumalat, aga ta ei saanud päästetud olla. Miks? Sest ta polnud kuulnud. Korneliust ei päästetud enne, kui ta kuulis Peetrust rääkimas või jutlustamas. Nende pere ei saanud enne päästetud, kui ta oli kuulnud. Kui sa vaata, Apostlite 10.3 ütleb niimoodi. Issanda ingel ilmus Korneliusele ja tõi talle sõnumi. Ingel, kes Korneliusega rääkis, ei saanud Korneliusele evangeeliumi kuulutada. Sest inglid ei saa evangeeliumi kuulutada. Jumal saatis mehed jutlustama. Pidage meeles, Jeesus ütles, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Markuse 16.15. Jälle, mida ta ütles? Minge rääkige. Miks? Et inimesed võiksid kuulata ja nende usk võiks tulla. Ja see on ka päästid. Ja me räägime, et me läheme algtõded juurde. Ära mõtle kui päästmisele, siis oleme kõik päästud. Mõtle sellele, et see on printsiip. See oli esimene printsiip, mis meie puhul kõigil töötas. Me kuulsime evangeeliumi, me tegime otsuse selle sõnumi peale saada päästetud. Aga ingel võis Korneliusele öelda midagi. Vaata, seal tuli jälle huvitav asi. Ingel ütles midagi Korneliusele. Mis ta ütles talle? Kuhu minna, et leida keegi, kes saaks talle evangeeliumi kuulutada. Kas pole põnev? Jälle, ta sai informatsiooni seal linnas, kas Jope linnas või kuskil, siis oli, see on Apostlite 10. peatükk või 11 peatükk, ta ütleb 11.13. Ingel käskis Korneliusel Peetrus kutsuda ja ütleb, nüüd läkita mehi Jopesse ja kutsu Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus, tema elab külalisena nahaparkija Siimoni juures, kelle maja on mere ääres, tema ütleb sulle, mida sa pead tegema. Tuleb informatsioon ingli kaudu, mida teha, et saada. Jälle mis jutub? Ta kuuleb midagi. Ja kuidas Peetrus sai nüüd tulla tema juurde? Kornelius astus usus välja ingli sõnade peale ja läkitas mehi Jopesse. Kui ta poleks uskunud ingli sõna, siis ta ei oleks ka teinud seda sõna mööda. On ju nii? Ta kuulis sõnumi, ta sai usu ja keitus selle peale ja läkitas mehed Jopesse, et kas sa näed, kui tähtis on kuulamine või kuulmine? Me ei saa ükskõik Jumala sõna peale, me ei saa mitte kunagi astuda välja, kui me ei tea või ei ole kuulnud. Aga ingel võis Korneliusele öelda, kuhu minna, mida teha. Üks 14 ütleb niimoodi Apostlite teod, annab meile teada, et ingel ütles, et Peetrus kuulutab Korneliusele evangeeliumi, kes ütleb sulle midagi, sõnasid, mille läbi sina ja kogu su pere, mis tehakse? Päästetakse. Ingel ütles, sealt, kui sa läkitad mehi sinna, sealt tuleb keegi, kes räägib sulle sõnasid, et sina ja kogu su pere võiksite saada päästetud. Paned seda tähele, Kornelius ei saanud rakendada usku, sest tal polnud usku, sest ta ei teadnud, mida teha. Aga kui tuli sõnum, kõigepealt ingli kaudu, miks sa ei räägi mulle evangeeliumi? Aga inglid ei saa, inimesed räägivad. Aga ingel andis juhised, mida teha. Nagu Jumala sõna on täis juhiseid meie jaoks.
ja need juhised hakkavad tööle, mida rohkem me neid kuulame ja kuulame, seda rohkem tekib usk ja ainuke viis, kui usk töötab, kui me astume selle sõna peale välja. Sest Kornelius sai päästab, sellepärast ta tegi otsuse uskuda seda, mida ingel ütles. Ta läkitas mehed Jopesse. Peetrus tuli Korneliuse majja ja rääkis sõnad, mille läbi sina kui pere päästetakse. See salm näitab meile ka seda, et inimesed pääsevad sõnade, Jumala sõna kuulmise kaudu. Nii lihtne see ongi. See sama salm näitab, et ainukene viis, kuidas inimesed päästetud saavad, on see, kui nad kuulevad sõnad, Jumala sõnu. Usk tuleb siis kuulutusest ja kuulutus Jumala sõna kaudu. Sa ei saa uskuda ilma kuulmata. Me ei saa uskuda, aga probleem on selles, väga paljud inimesed püüavad uskuda ilma kuulmata. Või selle läbi, ma olen seda juba kuulnud. See ongi suur probleem. Inimesed üritavad uskuda ilma järjepideva kuulmiseta ja see on põhjus, miks paljud kukuvad läbi. Sest Piibel ütleb, usk tuleb järjepidevast kuulmisest. Ja kui me kuuleme, me peame astuma selle peale välja. Amen. Kuidas tuleb usk tervenemiseks? Samamoodi. Jumala sõna kuulmisest kaudu tervenemise kohta. Kui me vaatame Apostlitegude 14. peatükk, räägitakse meile loo jõuetust mehest, kes sai tervenemise tänu sellele, mida ta kuulis. Apostlitegude 14:7-10 lähme loeme. Ja seal nad, Paulus ja Barnabas siis, tegid mida? Kuulutasid mida? Evangeeliumi. See on väga huvitav. Jäta meelde, mida nad kuulutasid. Nad kuulutasid mida? Evangeeliumi. Lüstras istus üks mees jõuetu jalgadega, ema just saati vigane, kes polnud mitte kunagi kõndinud. See kuulis, tõmba joon alla, mida ta tegi? See kuulis Paulust rääkimas. See kuulis Paulust rääkimas. Ei tulnud iseenesest see usk kuskilt. Või see, et ta kuulis midagi. Mida ta kuulis Paulus rääkimas? Mida Paulus rääkis? Evangeeliumi. Jäta meelde. Paulus rääkis evangeeliumi. Me jõuame pointini, miks ma tahan, et sa tähele paneksid seda väga tugevalt. Paulus ja Barnabas kuulis evangeeliumi. Lüstris vigane mees, kes kuulis Paulust rääkimas. Tema vaatas teda kuidas? Tähelepanelikult ja nägi mida? Et tal on mida? Usku terveks saada. Ja ütles valju häälega. Paulus ütles valju häälega. Tõuse püsti oma jalgadele ja mees hüppas püsti ning kõndis. Kuidas see mees sai usku? Ta kuulis Paulus ja Barnabast rääkimas mida? Evangeeliumi. Jumala sõna juhuslik lugeja võib öelda, kas pole imeline? Kuidas Paulus selle mehe terveks tegi? Juhuslik inimene või isegi meie vahepeal oleme, kas pole imeline? Paulus tegi selle mehe terveks. Vau, imeline lugu. On ju nii? Ja seda on mõnes koguduses räägitud. Mina olen seda kuulnud. Kas pole imeline? Paulus tegi mehe terveks. Aga tegelikult on see, Paulus ei teinud meest terveks. Mees ei saanud terveks sellepärast, et Paulus oli apostel. Mees ei saanud terveks Pauluse usu läbi. Mehel endal oli usk terveks saada. Aga pangem tähele, mis pidi juhtuma enne, kui see mees terveks sai. Paneme tähele. Ja seal nad Paulus ja Barnabas kuulutasid evangeeliumi. Ma ei väsi ütlemast sõna evangeeliumi.
Seega tegi Paulus 3 asja. Mida Paulus tegi? Ta kuulutas mehele evangeeliumi. Ta märkas, et mehel on usku terveks saada. Ta käskis mehel tõusta ja kõndida. Mees tegi 3 asja. Pane kirja need, jäta meelde. Mis asju mees tegi? Mees kuulis Paulust evangeeliumi kuulutamas. Tal oli usku terveks saada. Ta hüppas püsti ja kõndis. See pole huvitav. Meest ei tervendanud mingi eriline vägi, mis Paulusel oli, vaid Piibel ütleb, mehel endal oli usku terveks saada. Kust ja kuidas ta sai usu terveks saada? Ta sai sellest, mida ta kuulis. Sest oli Emmaus saadik. Ta oli kogu aeg sinna toodud. Kui keegi ei tea, kui vana ta oli. Ja nüüd Paulus on rääkimas evangeeliumi. Ta kuuleb evangeeliumi ja nüüd tõuseb tema südames usk, mul on võimalus terveks saada. Ja kui nüüd Paulus ja nad vaatasid, Paulus vaatas peale, ta nägi usku, ta tõstas püsti ja mehel oli usku, ta hüppas püsti ja kõndis. Ei olnud imeline vägi, ei olnud midagi üleloomulikku seal, vaid puhas usk tõstis selle mehe püsti. Aga printsiip on see, ta kuulis enne sõnumit. Peame meeles ühe huvitava asja selle juures. Apostlite teod 14.9 ütleb, seesama mees kuulis Paulust rääkimas, mida Paulus rääkis. Salm 7 ütleb, ja seal nad kuulutasid evangeeliumi. Kui Paulus jutlustas seda, mida me nimetame pääste evangeeliumiks, kuidas sai mees usu terveks saada? Mees sai usu terveks saada, sest Paulus jutlustas seda, mida Piibel nimetab evangeeliumiks, mis hõlmab ka tervenemist. Täiuslik evangeelium ei ole ainult pääste evangeelium, vaid täiuslik evangeelium hõlmab ka tervenemist. Ma tahan lugeda natukene siin Kenneth Hagini lugu ja see on nüüd siis võetud siis Kenneth Haginilt see tema terveks saamise lugu. Kuidas tema terveks sai? Kuidas ta sai usu terveks saada? Siin ta ütleb, rohkem kui 55 aastat tagasi noore konfessionaalse poisina haigusvoodil vanaema piiblit lugedes. Mida rohkem ma sõna lugesin, seda rohkem ma õppisin. Mõistsin, et ma polnud kunagi kuulnud kogu evangeeliumi. Vaid ainult osa sellest minu kirikus ei olnud evangeeliumi täiust õpetatud. Aga mida rohkem ma piiblit lugesin, seda enam mõistsin, et ma ei pea surema. Mida rohkem ma Jumala sõna lugesin, seda enam mõistsin, et ma võin terveks saada. Muidugi oli kurat seal samas ja üritas mulle öelda, et tervenemine on lõpetatud. Mulle oli õpetatud, et Jumal tervendab, kui tahab. Aga öelda, et Jumal saab tervendada, aga et ta ei pruugi tahta, on veelgi suurem solvang, kui öelda, et ta ei saa tervendada. Mõlemad on valed. Ma lugesin sõna tervenemise kohta, aga kurat oli seal samas ja üritas mulle vastu hakata. Kurat tuletas mulle meelde kõik kahtlused ja uskmatused, mida ma kunagi kuulnud olin. Ta tuletas mulle meelde kõik, mida mulle tervenemise kohta oli õpetatud. Mind aitas tohutult see, et kuigi inimesed olid mulle öelnud, et tervenemine on lõpetatud, ei mäletanud ma kunagi kuulnud, et usk oleks lõpetatud. Ma polnud seda kunagi kuulnud. Ütles, et tervenemine on lõpetatud, aga ma ütlesin, et ma tänan Jumalat, ma polnud mitte kunagi kuulnud mida? Et usk on lõpetatud. See näitab tegelikult, kui tähtis on, keda me kuulame ja mida me kuulame. Kui inimesed räägivad halba kogudusest, räägivad halba inimestest, räägivad halba Jumala sõna vastu, parem ära kuula, sest see hakkab sind segama sinu usu teel.
ma ütlen Kenneth Hagin, et ma olin kuulnud, et Jumal ei taha tervendada. Et Jumal ei taha tervendada, aga ta pole kunagi kuulnud, et usk on lõppenud. See päästis tema tegelikult. Kas pole imeline? Jumala sõna uurides nägin, et usk polnud kadunud. Näiteks Apostlite tegude 14 peatükk tekst ütleb, ja Lüstra mehel oli usku terveks saada. Sa näed seda ühist. Et tal oli usku terveks saada. Tema mõtles, et usk pole lõppenud, võib-olla tervis on, aga usku terveks saada järelikult. Ja Mattus 5.34 verejooksuga naise kohta ütles Jeesus, tütar, sinu usk on sind terveks teinud. Mine rahuga ole terve oma nuhtlusest või vaevast. Seega näitab Piibel selgelt, et usk pole kadunud. Lüstra mehel oli usku terveks saada, verejooksuga naisel kohta oli tema usk, mis ta terveks tegi. Usk tuleb kuulmisest ja kuulmine Jumala sõna kaudu. Pange tähele Markuse 5.34. Paneme tähele Markuse 5.34. Et Jeesus ei öelnud, et tema vägi või tema usk oli naise terveks teinud. Jeesus ütles naisele, sinu usk on sind terveks teinud. See ongi alati, me paneme tähele sõnu, mida Piibel räägib. Kelle usk tegi naise terveks? Tema usk tegi naise terveks. See ongi see, ja kui me vaatame, ja Kenneth Hagin ütleb edasi, kui ma seda nägin, teadsin, et kui tema usk tegi tema terveks, siis minu usk võib ka mind terveks teha. Ja tänu Jumalale see oli ka nii. Mu usk sai ühenduse Jumala väega ja ma sain terveks, mu halvatus kadus ja südamehaigus oli paranenud sellest ajast peale. Olen hüppanud ning sellest ajast peale olen kuulutanud evangeeliumi tõde, sealhulgas tervenemist. Kui teete, kui tõde tuleb, usk tuleb, tekib ka valgus. Ta ütleb, olen hüppanud ja rääkinud kõigile evangeeliumi, sellega koos tervenemist. Amen. Vaatame korra lähemalt Lüstramees, korraks veel, viskame pilgu sinna peale. Lüstramees, kellel oli usku terveks saada, kuidas ta selle usu sai? Sellest, mida ta kuulis. Ta kuulis Jumala sõna. Kas evangeeliumi kuulmisest on midagi, mis paneks eluaegse vigase terveks saama? Kas evangeeliumi kuulmisest on midagi, mis paneks eluaegse vigase terveks saama? Kindlasti jah. Rõhutatult jah. Tervenemine on osa evangeeliumist. Paulus kuulutas pääste evangeeliumi, mis hõlmab ka tervenemist. Piibel nimetab seda lihtsalt evangeeliumiks. Kuidas me teame, et ta seda tegi? Vaadake Rooma 1.16. Lähme Rooma 1.16. Iga asi on vaja kindlaks teha Piiblis. Et evangeelium ja tervenemine on osa. Pääste ja tervenemine kõik on üks osa. Paulus 1.16 ütleb, sest ma ei häbene Kristuse evangeeliumi, sest see on Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub. Esmalt juudile, siis kreeklasele. Scofield, ma ei oska seda nimetada, Piibli allmärkus ütleb niimoodi. Üks Piibli allmärkus siis ütleb huvitavalt. Heebra ja kreeka keeles viitavad päästmisele vabastus, turvalisus, säilitamine, tervenemine ja tervis. Ma ei häbene Kristuse evangeeliumi, see on Jumala vägi milleks? Vabastuseks, turvalisuseks, säilitamiseks, tervenemiseks ja terveks saamiseks. Paulus kuulutas kogu evangeeliumi, mitte ainult osa sellest. Me teame ka, et tervenemine oli osa kuulutatud evangeeliumit, sest ka teised pühakirjad viitavad sellele.
Kus me teame? Võtame Apostlite teod 8:5-8. Me peame tõestama paari kirjakohaga, et tervenemine on evangeeliumi osa. Sel päeval, kui me võtsime evangeeliumi vastu, võtsime pääste vastu, me võtsime vastu ka osa, mis sinna kuulub tervenemine. Aga see peab tulema kuulmise läbi. Siis läks Filippus Samaaria linna, jutustas neile Kristuse evangeeliumi. On ju nii? Ja rahvas pani ühel meelel tähele seda, mida Filippus rääkis, kuuldes ja nähes imetegusid, mida ta tegi. Sest paljudest, kes oli rüvedate vaimudega vaevatud, läksid välja valju häälega karjudes ja palju halvatud lonkaid sai terveks. Ja selles linnas oli, mis asi? Mis seal ütleb? Keegi loeb kaasa, võtab kaasa, on 8 salm lahti. Suur rõõm. Evangeelium oli päästesõnum pluss tervenemine, see tõi kaasa suure rõõmu. Amen. Kui tähtis on see, mida me kuuleme. Järelikult evangeelium peaks tegema meid rõõmsaks. Kui me evangeeliumi tee rõõmsaks, me pole kuulnud täit evangeeliumi tõde. Kui vajalik on see, mida me kuuleme, et usk saaks tulla, rõõmsaks tulla, tervis saaks tulla. Paljud üritavad, nagu ma enne ütlesin, paljud inimesed või kristlased üritavad uskuda ilma kuulmata. Usk tuleb järjepidevast kuulmisest. Aga siin me näeme, et konkreetselt on, kui kuuldad kohe, nad käituvad selle peale, nad kuulevad, nad ei pane kahtluse, ütleme selle Lüstramäe, ta ei pane Paulus sõnu kahtluse, kas ikka Jumal tahab terveks, kas ikka on see, ta kuulab, tal on tahe terveks saada. Ja see on see moment, kus aktiveerub Jumala vägi, sest ta paneb usu sellesse sõnumisse, mida ta just kuulis. Keegi teab kedagi meest nagu, sihukest meest nagu, ma vaatame, ärme jookse ette. Enne veel, viime tähelepanu selle sama Apostlite teod 8. peatükk 7. salmi. Tähelepanelikult paneme tähele seda. Pane tähele salmi 7. Imesid, mis järgnesid sõna evangeeliumi kuulutamisele. Need tervenemised, imed, vabanemised said kõik teoks Kristuse kuulutamise tulemusena. Uus testament ei tunne Kristust ilma Kristuse tervendajata. Kujutad see ette? Pane tähele. Uus testament või evangeelium. Jumala, uus testament ei tunne Kristust ilma Kristuse tervendajata. Füüsiline tervenemine, jumalik tervenemine on osa evangeeliumist. Kui tänapäeval pole tervenemist evangeeliumis, väga karmilt öeldud, need tegelikult ei ole minu öeldud, ma sain Kenneth Hagini sõnadest nüüd need. Ta ütleb väga karmilt, füüsiline tervenemine, jumalik tervenemine on osa evangeeliumist. Kui tänapäeval pole tervenemist evangeeliumis, siis pole kellelgi meist ka päästmist. Evangeeliumi kuulutades, sest tervenemine on osa lepitusest. Jesaja 53:4-5. P.C. Nelson oli suurepärane baptisti minister. Ta ütles, tervenemine on evangeeliumi lahutamatu osa. Ajal, mil Reverend Nelson oli 1920 aastal Michigani Detroiti kiriku pastor, tema lugu nüüd on, väike lugu sellest. Tema oli pastor Michiganis, jah. Kui on keegi P.C. Nelsonist kuulnud midagi? Meil oli üks raamat, oli minu P.C. Nelsoni raamat, oli ta nüüd otsas. Tema sai nagu selle ilmutuse või sellest tervenest, tema lugu on siin nüüd sellest, väike lugu. 1921 aastal ta oli pastor, sõitis autodele otsa. Arstid ütlesid, et üks tema jalg tuleb põlvest maha võtta. Nad ütlesid, et kui mingi ime läbi seda ei peaks amputeerima, siis jääb see vähemalt kogu ülejäänud eluks kangeks. Kui P.C. Nelson jutustas, et haiglas
oli seal haiglas siis pikali maas, lamades hakkas issand temaga rääkima. Issand tuletas talle meelde Jakobuse 5:14-15. Ja see Jakobuse 5:14-15 ütleb mida? Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogu see vanemad ja need palvetagu tema kohal, võides teda õliga issanda nimel. Ja usupalve päästab haige ja issand tõstab ta ülesse ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse talle andeks. Õpetaja Nelson ütles, et ta püüdis end vabandada, öeldes issandale, et tema koguduses seda ei praktiseerita. Ta ütles, et issand tuletas, Nelson ise räägib, issand tuletas talle meelde meest ja tema naist, kes õpetaja Nelson tundsid ja kes uskusid õliga võidmisse, vastavalt sellele püha kirja kohale. Ja siis issand ütles Nelsonile, et ta peaks neile helistama ja laskma neil enda eest palvetada. Või võtaksid õpetaja Nelson nendega ühendust ja nad tulid ja siis ta võttis ühendust nendega ja nemad tulid siis tema juurde. Nad võitsid teda õliga ja palvetasid, ta sai terveks. Tema jalga ei pidanud ära võtma ja ta põlv ei olnud kange. Jumala sõna on hea. Piibel ütleb, usk tuleb kuuldusest ja kuuldu Jumala sõna kaudu. Mida Jumal ütles Nelsonile? Kirjakoha. Ta kuulis kirjakohta, luges seda kirjakohta ja Jumal tõldas meelde, seal on inimesed. Sinu koguduses ei usuta, aga seal on inimesed, kes usuvad sellesse. Helista neile. Nad tulid, võitsid ja mis juhtus? Jalg jäi alles. Ja B.C. Nelson sellest ajast saadik, ta kogu jutlustas ja rääkis, tervenemine on alati evangeeliumiks osasid. Usk tuleb järjepidevat kuulmisest. Amen. See on üks lugu veel. Ma tahan tuua välja paar lugu. See on nüüd võetud Kenneth Hagini ühest niisugusest raamatust üks lugu, mis on sellega seotud. Mõni aasta tagasi Texases oli ühel heal konfessionaalsel pastoril väga silmapaistev teenistus. Paljud konfessionaalsed kirikud toetasid teda linna koosolekutel. Oma evangeelses töös jäi ta haigeks. Ta käis ringi ja kuulus evangeelium igal pool. Ja ta jäi haigeks. Ja tema enda tunnistuse kohaselt oli paar aasta jooksul kogu tema raha, selle mehe enda sõnade kohaselt, paari aasta jooksul oli kogu ta raha kadunud, ta oli pangast olnud $10,000. Ja see oli tol ajal palju raha. Kui me läheme mõnimalt, mis see 10,000 on, me peame tagasi minema aega 1930-ndatesse, kus üks gallon maksis 5 senti. Kui inimesed nädalas teenisid $1 ja see oli sinu elatis, siis nüüd mõtle, kui sul on $10,000. Ja see oli tol ajal palju raha. Kui 2 aasta pärast oli tema raha kadunud, ta pidi oma auto, kodu, enamiku raamatust müüma ja arstiarved maksma. Ta oli käinud kõikjal, sealhulgas Mayo kliinikus, et abi saada. Kui tema seisund ei paranenud, pigem läks hullemaks. Ja kujutate, et mida ta tegi? Ta oli kuulutaja, evangeeliumi kuulutaja. Kas pole põnev? Midagi oli valesti selles olukorras. Lõpuks viidi Californiasse haiglasse. Arst ütles, et ta sureb. Pastor võttis ühendust oma Californias elava vennaga, et laenata raha, et ta saaks koju Texasesse minna ja surra. Nende 82-aastane ema elas Texases ja tahtis näha. Ta tahtis teda siis näha, oma ema, enne surma. Nii saatis vend talle raha ja ta läks koju. Pastor kolis elama oma ema juurde vanasse kodukohta Texases, kus ta üles kasvas. Tema ema oli muidugi rõõmus teda nähes. Ta rääkis emale, et oli tulnud koju surema. Tema kallil vanal emal oli seal elamas siis 9-aastane poiss, kes tegi seal majapidamistöid. Ta oli siis keegi sulane, oli seal elamas, kes tegi majapidamistöid. Ja sellest 9-aastasest poisist sai selle haige pastori hoolitseja. Ta pidi meest voodis ümber pöörama ja riietama. Ühel päeval ütles poiss talle, miks sa ei lase issandal ennast terveks teha? Piibel ütleb, et kui te
seas on haigesse kutsuge koguse vanemad ja palvetegu teie eest. Jakobuse 5:14-15. Siin on vaimulik, kes väidetavalt tundis piiblit. See on vaimulik, kes väidetavalt tundis piiblit. Kuid ei teadnud isegi, et need kirjakohad piiblis on. Ta oli käinud koolis ja uurinud kõike. Ta oli siis kõrgelt haritud. Ta oli palju teadmisi. Välja arvatud piibel. See on Kenneth Hagin kirjutab. Siis see õpetaja käskis poisil võtta oma piibel, leida see kirjakoht, aga poiss polnud kunagi lugema õppinud. Mees küsis temalt, kuidas ta teadis, et see kirjakoht piiblis on. Poiss vastas, et tema jutlustaja oli talle öelnud, et see on piiblis. Ta oli kuulnud midagi. Saad aru, poiss, kuidas ta teadis öelda? Saad aru, me räägime kuulmisest, me räägime mõistmisest. Tihtipeale, miks inimesed ei saa, nad kuulevad valu asju, nad kuulevad midagi muud selles, et kuulata, et mis on üles ehitav, õhutav ja rajav ja teha midagi põnevat, nad kuulevad kõike muud jama. Me panevad teleka käima, kui sul on tervist vaja, pole aega telekat vaadata. Nii lihtne see ongi. Siis on aega sõnasse võtta. Ust tuleb kuuldust. Ja seesama poiss sai enda informatsiooni. Kui teete, kui ollakse koguduseks, öeldakse, et tervenemine pole sulle midagi, aga tuli kuulud, tervenemine on sinu oma. Ja nüüd sai anda informatsiooni sellele mehele, sest mees, kus sa tead? Sest jutlustaja kanslist ütles. Vaata, tema jutust oli talle öelnud piiblis. Seega otsis konfessionaalne vaimulik pühakirjas üles ja luges neid. Poiss ütles vaimulikule, et tema jutusele oli korraldamas tervenduskoosolekuid ja kutsus vaimuliku kaasa. Et kuule, pastor teeb tervenduskoosolekuid, tule kaasa. Ja siis see korraldati sellele siis jutustele õpetajale, keegi siin ta ütleb, kuidas see siis tehti, keegi tõi vana Forte mudeli ja tegi pastorile seal taha voodi. Nad sõitsid Lehtla lähedale, nii lähedale kui võimalik ja pärast teenistust tuli jutlustaja välja, võitis haiget pastorit õliga ja palvestas tema eest. Kell oli umbes südaöö, enne kui pastor ja poiss koju jõudsid. Palus ta oma emalt luba poisil puupliit kütta, et too saaks talle sink ja mune praadida. Sest ta oli söönud imikutoitu ja pehmet toitu, sest ta ei suutnud tahket toitu süüa. Tegelikult polnud ta 2 aastat peale imikutoidu midagi muud söönud. Mees rääkis emale, et ta on tervenenud. Ta ütles talle, et jutlust oli ta võidud ja tema eest palvetanud. Ema ütles hiljem, et kui poeg seda jutustas, arvas ta, et poeg on hulluks läinud. Ema sõnad, et kui poeg ütles talle seda, et mu poeg on hulluks läinud. Ta tahtis ka, et ema teeks poisile või sellele õpetajale ka vanamoodsaid maaküpsiseid. Ta arvas, et ema siis arvas, et kuna poiss niikuinii sureb, võiks ta sama hästi surra õnnelikuna. Seega tegi ta mida poiss tahtis ja valmistas küpsised ning praetud sink ja mune. Poiss sõi selle eine ära ega kannatanud mingeid halbu tagajärgi. Ta oli täielikult tervendatud. Kui teete, mõtleme selle loo peale, see lugu läheb natukene veel edasi, aga mõtleme nüüd nüansse. Ta oli kuulutaja, evangeeliumi kuulutaja. Midagi oli tema evangeeliumis puudu. See oli sõnum tervenemisest. Nüüd ta oli siis suremas, kõigest ilma jäänud. Miks? Sest ei olnud informatsiooni. Ja nüüd ta jõuab ema juurde ja noor poiss ütleb, miks sa lasi issand tal terveks teha ennast? Tuleb informatsioon. Ja mis on kõige mõnusam, mulle meeldib, ta ei vaielnud. Kas piibel tõesti ütleb niimoodi? Tänapäeval meil võib-olla on probleem sellega, me hakkame vaidlema piiblit. Kas ikka? Mulle meeldib Kenneth Hagin puhul, need lugude puhul, nende keegi ei vaidle piibliga. Kas pole põnev? Nad ei vaidle, vaid ütlevad, vau, ja nad lüstramees. Kõik nad keegi ei vaidle evangeeliumi sõnumiga, või nad võtavad selle vastu ja nad saavad tervendatud, nad saavad päästetud ja suur rõõm on nendega. Nad lasevad selle enda sisse, et see võiks toota usku. Sa ei näe mitte kuskil sõna, aga võib olla kuidagi midagi, mitte midagi, vaid nad võtavad vastu. Seesama mees, kes oli kuulutanud aastaid evangeeliumi, oli suremas ja ta kuuleb poisile, miks selle issand terveks teha ennast. Ja nii on see on algtõde, aga tegelikult see on iga tõega piiblis. Me tihtipeale vaidleme.
ärme vaidle piibliga. Las see kasvatab usku, tugevust meie sees alati. Seejärel hakkas see vaimulik oma tervenemisest kirjutama, saatma artikleid avaldamiseks erinevates ajakirjades. Mis ta hakkas? Ta hakkas kõigile kuulutama, mida? Ma olen terve. Issand on mu terveks teinud. Ja peale seda hakkas tulema üleskutseid tema äratuskoosolekutel, et ta võiks äratuskoosolekuid pidada. Ja kordas Kansas City's ülelinna koosoleku. Poiss ütles talle, seesama noor poiss ütles talle, enne koosolekule minekut pead sa täituma püha vaimuga. Konfessionaalne. See konfessionaalne ütleb teile midagi, ei ütle. See on väga siuke religioossus, nagu ütleme, et me ei usu seda, me usume seda. Kui keegi teab sellest midagi, ei tea. Okei, see on, see natuke keeruline seletada, aga kuna ma olen sellega kokku puutud, siis ma saan aru sellest. Põhimõtteliselt nad usuvad ühte, teist ei usu. Nagu samamoodi me näeme, et ta kuulutas evangeeliumi kõigile päästest, aga polnud terveks saanud. Sest ta ei teadnud sellest midagi, et me ei tea, mis nende konfessioon õpetas, võib-olla Jumal ei taha terveks teha või üldse ei räägitud sellest. Kuni tuli sõnum, et Jumal tahab su terveks teha, ta võttis vastu ja sai päeva pealt terveks, sest ta tegi otsuse uskuda see sõnumit. Vaata, mis nüüd ütleb. Õpetaja ütles, kus ma jäin? Enne koosolekul minutit pealt täitu püha vaimuga. Õpetaja ütles, või see siis ütles, et selleks ajaks on ta valmis uskuma kõike, mida 19-aastane poiss talle ütleb. Seega küsis ta poisid, mida ta peaks tegema. Poiss selgis talle, kuidas saada püha vaimuga ristitud ja kutsus ta teisele ristimuskoosolekule. Kui kutse oli antud, läks vaimulik altari juurde, sai püha vaimu ja rääkis teises keeltes. Kujutad ette? Ta kuulis, tegi otsuse. Mida iganes, ma olen terveks saanud, see töötas. Püha vaimu, mul on vaja seda. Ja ta sai selle kõik. Ta sai, sest usk tuleb kuulmisest, informatsioon. See näitab, kui vajalik ja tähtis on, mida me sellest räägime. Kui me ütleme, et meil pole enam seda vaja või see on möödunud, sa ei pea enam seda tegema, me röövime usku. Tervenemine, me oleme algtõe juures, tervenemine lihtne. Me räägime pühaduse teemast, me räägime Jumala ligiolust, ükskõik mis teemasest me räägime. Jumal tahab ilmutada oma lähedust igale ühele. Halleluja, mis ma pean tegema, et seda saada? See vaimulik on ammu hauhiilgusesse läinud, kuid tema kirjutised on olnud õnnistuseks paljudele meist, sealhulgas konfessioonile, mille liige ta oli. Kuid see mees sai usu tervenemiseks. Ta sai selle Jumala sõna kuuldes. Markuse 5.25 räägib meile naisest, kellel oli 12 aastat verejooks. Sõna ütleb meil, et ta oli veetud kogu oma elu ja käinud paljude arstide juures, kuid ei olnud paremaks saanud. Aga siis kuulis ta kellest? Jeesusest. Markuse 5.27, 28, 34. Kui ta oli Jeesusest kuulnud, tuli ta rahva hulga sees tema tagant ja puudutas tema kuubet. Ta oli kuulnud Jeesusest. Mida ta pidi jälle kuulma? Et Jeesus tervendab. Ta tuli tema rahva hulga tagant ja puudutas, sest ta ütles või siis ta rääkis järjepidevalt. Me vaatame algtõlki, ta rääkis välja järjepidevalt. Sest ta ütles, kui ma võin puudutada või saaks ainult puudutada tema riideid, siis ma saan terveks. Ja siis, kui see oli möödas, Jeesus ütles midagi talle. Tütar, sinu usk on sind terveks teinud, mine rahuga ja sa terveks oma nuhtlusest või vaevast siis. Kust see naine sai usu tervenemiseks? Ta sai usu, kui ta oli kuulnud Jeesusest. Siin on üks lugu veel. On ühest inimesest, ühest naisest, ühest mehest, samamoodi, ma ei hakka lugema, see on päris pikk lugu. Ja nemad olid üles kasvanud ka samamoodi. Naine oli siis, tal oli siis kaela ümber see, et ta ei saanud kummardada asja ja nad olid kuulnud, Jumal tervendab, kui ta tahab. Aga nad siis kuulsid Kenneth Hagenit õpetamas raadios, et Jumal on tervendaja. Jumal tahab tervendada, hakkasid kuulama ja nad tulid siis kogudusse.
Ma loen natukene see lugu, see on vajalik lugu. Kenneth Hagin ütleb, kui ma jutlustasin nädala jooksul erinevatel aegadel, oli mul igapäevane raadioprogramm. Nädalavahetusel viis läbi ka spetsiaalseid missiooniteenistusi. Ühel reede õhtul pärast teenistuse lõppu tuli üks kohavalvuritest ja ütles mulle, et Fort Fortis olid mind vaatama tulnud mees ja naine. Naine oli haige, tahtis terveks saada. Kohtusin nendega ja mees jutustas, et oli ühel hommikul tööle läinud ja kuulnud mind raadioprogrammi. Ta ütles, et oli raadio lõpetanud, tervenemine on kõigile. Ta rääkis oma naisele sellest avaldusest, mille ma olin teinud ja nad hakkasid iga päev raadioprogrammi kuulama. Mees rääkis mulle, et tema naisel oli olnud 2 tõsist operatsiooni ja ta seisis silmitsi 3. Nad olid palvetanud, et kui see on Jumala tahe, et ta terveks saaks, siis annaks Jumal neile uskuda, et saada terveks. Nad olid tulnud minu juurde, et ma saaksin tema eest palvetada. Ma ütlesin neile, et püha kirja, et Jumala sõna vastane on palvetada Jumala poole tervenemise eest, kasutades sõna, kui see on sinu tahtmine. Kui paned oma palvesse sõna, kui palvetades millegi eest, mida Jumal sulle on sõnas lubanud, siis palvetad kahtlevalt, kui Jumal see on sinu tahe. Kenneth Hagin räägib selle siis mehega, selle abielupaariga, sest nemad olid üles tulnud, kas see on Jumal tahe. Ja nad tulid juurde, et kui Jumal tahab. Vaata edasi. Vaata, mulle meeldib selle juures üks nuanss, sellepärast ma toon selle välja. Ja paneme tähele, kuula. Pane tähele ja kuula. Kui paned oma palvesse sõna, kui palvedes millegi eest, mida Jumal sulle on sõnas lubanud, on siis palve kahtlevalt. Mõned inimesed arvavad, et nad on alandlikud, kui nad on nii palvetavad. Aga tegelikult on see teadmatus. Teisisõnu, kui palvetad usus, siis sa ei saa kasutada sõna kui. Sa ei saa usupalvele vastu, kui paned oma palvesse sõna kui. Aga pühenduspalve on midagi muud, aga me sellesse ei lähe. Siin ta ütleb, olin raadios andnud mõned pühakirja kohad usu kohta, aga need ei olnud selle mehe puhul, kelle naine oli haige kõlanud, sest ta polnud ikka veel kindel. Kas tervenemine on Jumala tahe tema naise jaoks? Ma küsisin temalt, kui Uus Testament öeldakse, et Jeesus võttis teie naise nõtrused ja kandis tema haigusi, kas siis ei oleks Jumala tahtmine, et ta terveks saaks? Ta ütles, et kui ma leian kirjakoha, et Jumal tahab su naist terveks teha. Kas see poleks Jumala tahtmine? Mees vastab selle peale. Ta nõustus, et see saab teoks. Kui ma leian piiblist kirjakoha, et Jumal tahab mu naist terveks teha, siis see saab teoks. Kuidas mees oli otsuse? Seega pöördusime Mattuse 8:17 poole, et läheks täide, mis on öeldud prohvet Jesa kaudu. Tema ise võttis meie nõtrused ja kandis meie haigused. See mees hüppas püsti. Kujuta ette, ta oli põnevil millegi pärast. See mees hüppas püsti ja hüüdis, et see on Jumala tahtmine, et tema naine terveks saaks. Ka tema naine nägi seda, seejärel pöördusime 1. Peetruse 2:24. Kujuta ette, nad on kuulnud aastaid mingit õpetust ja nüüd nad näevad Jumala sõna. Ja sel samal meindil, kui ta loeb ühe ainsa kirjakoha, see mees hüppab püsti. See on meile, see kuulub meile. Meie valik on, mida me kuulame ja kas me otsustame uskuda seda, mida me kuulame. Siis läks Peetruse 2:24, kes ise kandis meie patud oma ihust risti puhule, et meie olles surnud patule, elaksime õigusele, kelle veermite läbi te olete terveks saanud. Seejärel pöördusime Jesaja raamatu poole, tõesti ta kandis meie haigused, ta kandis meie valusid, meie aga pidasime ta vigaseks lööduks, Jumala poolt lööduks ja vaevatuks. Aga ta sai haavata meie ülemastumiste pärast, löödi meie süüdigu tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema veermete läbi olete terveks saanud. Selle siis kirjakoha, kus ta välja tõi, oli kirjas, tõesti ta kandis meie haigusi ja kandis meie tõbesid. See paar ütles nüüd, kuulu välja, mis nad ütlesid. Et kõik, mida nad nüüd vajavad, on usk. Nad teadsid, et Jumala tahe on tervendada. Nad ütlesid, et nad teavad, et nad on päästetud.
nad olid läinud kirikusse, kui kutse anti ja palvetanud patuse palve, seega teadsin mina, et nad on päästetud. Nemad teadsid ja Kenneth Hagin teadsid, nad on päästetud. Küsisin neilt, kas nad olid palunud issandalt usku päästmiseks? Kui nad olid altri ette läinud, et päästa. Nad ütlesid eitavalt. Mees rääkis, et pastor jutlustas, et nad võivad päästetud saada. Pastor oli sõna ette lugenud neile. Teisi sõnu nad kuulsid sõna päästmise kohta. Neil oli usku päästmiseks, sest Piibel ütleb, usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõna kaudu. Seega ütles neile, et neil on usku. Kuidete, kui tähtis on öelda midagi. Seega ütles neile, et neil on usku tema tervenemiseks samal põhjusel, miks neil oli usku päästmiseks. Miks? Nad olid sõna kuulnud. See mees ütles, et nad peavad oma esimese palve prügikasti viskama. Sest see ei ole hea palve. Ma nõudsin temaga, näete, niipea, kui valgus tuleb, on usk olemas. Selle paaril oli juba usk, sest nad olid sõna kuulnud ja mõistnud, naine nõustus meiega. Ta ütles, et kõik, mida ta nüüd tegema peab, on Jeesus oma tervendajana vastu võtta. Nii ma panin oma käed tema peale ja palvetasin. Siis küsisin temalt, kas ta on tervenenud. Ta ütles, et ta on kindlasti tervenenud ja et ta teab seda, sest sõna ütleb nii. See oli naise vastused. Ma tean, ma olen tervenenud. Miks? Sest sõna ütleb nii. Pühapäeva õhtul samas kirikus jumalateenistuse ajal avanesid eeskoja uksed ja seal oli jälle see sama mees. Ta küsis pastorilt, kas ta võib kogudusele sõna öelda. Pastor andis talle loa ja mees rääkis kogudusele, mis oli juhtunud. Ta ütles, et kui nad reede õhtul naisega koju jõudsid, tõmbas naine oma selle, mis tal siin ümber oli, see kõik küljest ära ja viskas selle kappi ja ütles, Jumal tänatud, ma olen terve. Tänu Jumalale, ma olen terve. Järgmisel päeval, kui mees koju tuli, leidis ta naise kraanikausi kohal küürutades juukseid pesemas, mida ta polnud varem suutnud teha. Naine oli täielikult tervenenud. Panin käed abikaasa peale ja nad täitsusid püha vaimuga, nad hakkasid keeltes rääkima. Aastaid hiljem oli naine ikka veel tervenenud, oli ikka veel terve siis. Aastaid hiljem oli, kuidas ta usu sai. Kuidas see naine usu sai? Sõna kuulmisest. Ta kuulis sõna. Ja siis see sama läheb veel natukene edasi. See mees oli toonud ka oma ema, kes oli ratastoolis halvatusega, et tema eest palvetada. Pärast seda, kui me tema eest palvetasime, tõusis ta toolilt püsti ja kõndis sel õhtul täiesti tervena hoonest välja. Jeesuse Kristuse evangeeliumis on kõik vajalikud asjad. Päästmine, vabanemine, turvalisus, säilitamine, tervenemine ja tervis. Mis iganes sul ka poleks vaja, usk vastutab saamise. Usk tuleb selle jaoks Jumala sõna kuulmisest. Kui otsustad või kui me otsustame pidevalt sõnast toituda, sa saad nägema, kuidas su usk kasvab, et olla võimeline vastu võtma imelisi lubadusi, mis Jumal on oma lastele andnud. Amen. Usk tuleb kuuldu Kristuse sõna kaudu. Amen. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel. Sa oled hea ja ustav, püha Jumal. Isa, me täname nende algtõdede eest. Isa, me peame pöörduma tagasi nende juurde, sest need ei muutu ja see on kõige alus. Usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Kristuse sõna kaudu. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind siin paigas, austame. Isa, ma tänan, sa annad veel rohkem ilmutust, rohkem arusaamist. Aga Isa, lihtsalt lihtne usk ja usaldus sinu sõnale. Isa, ma tänan, sa tööd igas südames siin, tööd. Ja Isa, meil on usku tulnud sinu sõnasse, meil on usku tulnud sellest, et sa oled tervendaja, sa oled päästja, sa oled vabastaja.
Amen. Mul on südames. Me oleme rääkinud tervet usku. Kui sul on vaja tervenemist, tule siia ette, ma panen käed su peale, sa saad terveks. Kui kellelgi on vaja millegi puhul tervenemist, tule praegu. Tule siia ette. Ma panen käed su peale, usu läbi Jumala sõnasse ja sa saad terveks. Kiitus selle isa Jumal. On veel keegi? Ei ole? Halleluja. Jumal on ustav. Jumal on meie tervendaja. Ja isa, me täname kogu südamest tervise eest iga inimese elus. Ja isa, sina oled Jehova meie ravi. Halleluja, kiitus Jumala. Halleluja, kiitus ja austus sulle. Isa, me täname, me kiidame, ülistame sind sinu tervise eest. Isa, me täname sellest, mida poeg tegi Kolgatal. Et sinu poeg andis oma elu meie eest. Ta kandis meie patud, ta kandis meie haigustõvet üles ristipuu peale. Ja isa, me täname, võime käia täies tervises. See kuulub meile, see on evangeeliumi osa. Ja isa, me täname, sinu sõna on ustav, õige ja see ei tule kunagi tühjalt tagasi ja me oleme tervendatud Jeesuse vermete läbi ja tervis on sinu laste leib ja isa, me täname, kiidame sinu tervendava väest meie ehudes. Halleluja! Halleluja! Kiitus Jumalale! Halleluja! Tahaks paksutada kohe! Halleluja! Jumal on imeline! Halleluja! 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 Kiitus Jeesusele! Halleluja! Me Jumal on imeline! Halleluja, kiitus sulle, halleluja, isa, me täname, kiidame, ülistame sind kogu südamet. Halleluja, halleluja. Jeesus, sa oled isand, sa oled kuningas, sa oled messias, sa oled auline, sa oled väelne, sa oled püha Jumal. Me täname su väest, mis on ilmsiks saanud siin paigas. Me täname püha vaimu võidmisest. Ja isa, me täname, me võime kasvada sinu väed, me võime kasvada sinu jõus, tugevuses, sinu tarkuses. Halleluja, halleluja. Jeesus on isa. Ma olen põnevil. Halleluja. 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 Kiitus Jumala. Halleluja. Halleluja.